Ajalooline alandus tabab Putinit nagu kunagi varem, pärast seda, kui Ukraina jättis venelased ilma bensiinita, ilma kütuseta ja kukutas Kremli kontrolli kuvandi. Kallid sõrrad, ma lähen töölt koju, ma lähen jalgsi. Mida ma tegelikult kõigile tõsiselt soovitan, pange kirja, kui palju bensiini paagis on ja kuni olukord normaliseerub, ärge kasutage autot ilma vajaduseta. Vaadake, ma räägin ausalt, meil on teatud kogus kütust alles. Kas me teeme nii, et see kütus kestab järgmise partiini, kui saab see 2 korda kiiremini otsa? Ja kujutage ette näiteks terve nädal ilma bensiinita linnas. Terve nädal täiesti ilma bensiinita, siis me saame tõesti aru olukorra tõsidusest. Viimastel tundidel on seirearuanded näidanud suitsu Votkinski lähedal Venemaa keskosas pärast võimalikku tiibraketi tabamust või allatulistamist piirkonnas, mis asub väga kaugel Ukraina piirist. Kahtlus langeb Votkinski massinatehasele, mis on seotud Venemaa vägede poolt kasutatavate rakettide tootmisega. Samal ajal sattus Peterburi, Putini sünnilinn, tulekahju keskmesse, mis näitab olukorra tõsidust. Uute rünnakutega naftaražatiste vastu Balti piirkonnas. Venemaa, mis lubas Kiievit purustada, peab nüüd kodus suitsu, kütuse puudust ja tänavatel vihaste kodanike videoid seletama. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe. Kui sulle meeldib selline otsekohene ja aus sisu, siis kaalu tellimist, sest siin on iga päev selliseid videoid. Ukraina pealetung on jõudu kogunud, sest see ei ole lihtsalt üksik rünnak. Kiiev viib läbi kaugel ulatuvat kampaaniat Venemaa sõda toetavate struktuuride vastu. Venemaa eesmärk on lihtne mõista. Režiimilt tuleb ära lõigata raha, logistika ja režiimi enesekindlus. 4. juulil 2026 ründas Ukraina taas naftarajatisi Peterburi lähedal. Ja Vene võimud teatasid 10 Leningradi piirkonnas alla tulistatud droonidest. Lisaks 389 kogu Venemaa territooriumil öö jooksul alla tulistatud droonile. Saksa meedia teatas, et droonide osi kukkus sadamasse. Vysotski linnas Soome lahes, kus asub oluline naftalaadimisterminal. Piinarikkamaks teeb olukorra see, et Peterburi oli juba varem 3. juunil 2026 sümboolselt rünnatud. Selles rünnakus tabasid Ukraina droonid Peterburi naftaterminali ja sihtisid ka Kronstadti strateegilist mereväebaasi linna lähedal. Ma viisin masti maha. See on baas. Ja nüüd... O september haaria, O1. See on jama. Nad kukutasid meid maha. Reuters teatas, et Zelenski kinnitas rünnakut terminali vastu ja ütles, et ka sõjalisi sihtmärke Kronstadtis tabati. Associated Press teatas, et suitsupilv tõusis linna sadama kohale, kus Putin sündis, just siis, kui Venemaa püüdis näidata jõudu rahvusvahelisel majandusüritusel, mida korraldas Kreml ise. Just seal muutub alandus mitte ainult sõjaliseks, vaid ka poliitiliseks. Vladimir Putin ehitas oma kuvandi üles, väites, et Venemaa on kindlus, et sõda jääb Venemaa suurlinnadest kaugele ja et tavaline kodanik ei tunne invasiooni tegelikku raskust. Ukraina vastas süvarünnakutega, tabades naftarajatisi, baase, tehaseid ja sümboleid. Ukraina näitab, et suudab ohustada Venemaa tööstuslikku tagalat, mitte ainult rindele lähedasi alasid.
Zelenski püüab neid rünnakuid muuta selgeks poliitiliseks sõnumiks. Ta nimetab seda kampaaniat kaugeleulatuvateks sanktsioonideks, sest Ukraina teeb sõjalise jõuga seda, mida tavalised majandussanktsioonid alati ei suuda, mõjutab Venemaa sõja rahakotti. Reutersi andmetel ütles Zelenski, et rünnak Peterburi naftaterminali vastu toimus umbes 1100 kilomeetri kaugusel Ukraina piirist ning lisas, et ka Kronstadtis olid sõjalised sihtmärgid. Kiiev ei kaitse end ainult. Kiiev valib sihtmärke, millel on rahaline ja sõjaline väärtus. Robert Brovd, tuntud kui Madjar, Ukraina mehitamata süsteemide vägede komandör, andis Ukraina reaktsioonile tooni, öeldes, et tagahoov ei ole enam kontrolli all. See lause jäi kõlama, sest see tabab otse Putini propagandat, kes on alati müünud endast tugeva mehe kuvandit, sõjatempo dikteerijat ja Venemaa territooriumi absoluutset kaitsjat. Reuters kirjeldas Brovdit kui Ukraina droonivägede komandöri ja teatas, et ta juhib operatsioone maa-alusest komandopunktist. Keskendudes logistika katkestamisele, sõjalise infrastruktuuri ründamisele ja surve avaldamisele Venemaa võimele sõda jätkata. Brovdit peetakse ka mõjukaks tegelaseks, sest ta esindab sõja uut etappi. Vähem paraadijuttu, rohkem kalkulatsioone, täpsust ja majanduslikku kurnamist. The Guardian oli juba näidanud, et tema üksused hakkasid ründama sihtmärke sügaval Venemaa territooriumil, sealhulgas sadamaid, rafineerimistehaseid ja raketitehaseid, tekitades hirmu piirkondades, mis varem pidasid end konfliktist kaugel olevaks. Kütusekriis suurendab poliitilist kahju. Reuters teatas 2. juulil 2026, et Ukraina rünnakud rafineerimistehaste ja ladude vastu aitasid kaasa kütusepiirangute tekkimisele suuremas osas Venemaa piirkondadest, kus autojuhid vahetasid infot tanklate kohta, kus veel kütust jagub ning järjekorrad kasvasid. The Guardian märkis samuti, et Vladimir Putin tunnistas nappuse olemasolu pärast Ukraina rünnakuid energiarajatiste vastu, kuigi ta püüdis väita, et probleem pole kriitiline. Riigi jaoks, mis esitleb end energiahiiuna, on elanike mure bensiinipuuduse pärast poliitiline haav. Olukord jõudis ka Siberisse, kus Irkutski piirkond kehtestas Rosnefti riiklikes tanklates piirangu 50 liitrit kütust sõiduki kohta päevas, kuna esines nappus. The Guardiani andmetel kurdavad elanikud Venemaa sotsiaalmeedias ebastabiilse interneti, takso tellimise raskuste ja asukoha määramise probleemide üle. Ma lihtsalt kaotasin terve päeva Moskvas. Nüüd istun ma siin, kurat, aeg tiksub sõna otseses mõttes. Kõik ülesanded, kõik pealased protseduurid läksid täna persse. Kõik need kuradi geolokatsioonid. Lokalisatsioonist? Kuradi, ma tõesti ei saa aru, kuidas keegi suudab siin elada. Ma olen täiesti läbi omadega. Taksosõit, kurat, maksab 1000 või 1205 minutilise sõidu eest. Ja pealegi, kurat, ma tellin ja see sitt ei jõua kohalegi. Ma olen juba 15 minutit tema poole teel olnud. Kas see on normaalne päriselt või? Kuramus, ma tõesti ei saa aru ausalt, kuidas siin nüüd elada saab. Mul on juba kõrini, ma ei jõua ära oodata, millal siit minema saan. Stseen on lihtne, kuid Kremli propagandale laastav. Sõda on tagasi agressori ukse ees. Venemaa tahtis näha Ukrainat põlvili, kuid nüüd näeb ta, kuidas tema enda tagala pannakse proovile droonide, rakettide ja kaugmaa operatsioonidega. Surve allutab ka Venemaa sõjalist uhkust. Kronstadt ei ole tavaline punkt kaardil. See on mereväebaas, mis on seotud Peterburi turvalisusega ja Venemaa mereväe sümboolse tähtsusega Läänemeres. Isegi Venemaa ajalooline näidiskeskus ei ole puutumatu. Reuters teatas, et Ukraina avaldas videorünnakust Vene korvetile, mis oli dokis Kronstadtis, kuigi agentuur rõhutas, et ei suutnud kahjustuste ulatust kinnitada. Ukraina edusammud kaugmaarünnakutes toimuvad ka samal ajal, kui Venemaa sõjatööstus on korduvate rünnakute sihtmärgiks. Reutersi andmetel teatas Zelenski rünnakutest Ufa rafineerimistehase vastu ja raketikomponentide tehase vastu Penzas, mis asub umbes 600 kilomeetri kaugusel rindejoonest. Sama raporti kohaselt teatas Ukraina kaitseministeerium, et juunis tabati 11 Venemaa rafineerimistehast. See näitab järjestikku survet, mitte üksikut tegevust, mis on mõeldud pealkirjade tegemiseks.
Putini alandus seisnebki selles kogumis. Ukraina ütleb, et iga Venemaa rünnak nende linnade vastu toob Venemaal poliitilise hinna. Ja Kreml, mis on alati püüdnud kontrollida hirmu, mainet ja territooriumi, peab nüüd tegelema vaenlasega, kes ründab seal, kus propaganda ei suuda suitsu varjata. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat Pix-võtit. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid täiega kursis. Teie panus aitab meil jätkata.